Meie ajaloo, kultuuri ja usuruumi üks kõige tähtsamamaid juhendavaid tekste on loomulikult Tammsaare Tõde ja õigus ja seal peitub seesama, et tee tööd enne vaeva ja nii edasi. Mina tahan siiski tähelepanu juhtida ühele teisele tähtsale tekstile ja see on Lutsu Suvi. Ja seal peitub narratiiv, mis tegelikult alateadvuslikult mõjutab meid tänaseni. See on lugu sellest, kuidas Toots tuleb Venemaalt, hirmsasti tahab teelega sehti teha. Aga kuidagi asi ei lähe hästi, seepärast, et küll on seal kiir ja teele ja Toots küll võimleb kõvasti, paneb ilusad riided selga, aga midagi ei aita. Ja siis ühel hetkel saadab Toots kõik kuradile ja hakkab hullupööra tööd tegema. Töötab liblega ja parandab ja arendab talu nii, et selg haige ja tulemus, teele tuleb ise. Need kaks lugu on tegelikult kuskil meie alateadvuses, nad juhendavad meid väga palju ja küsimus on praegu selles, et kas selline talupoeglik tööaplus, mis on sajandite jooksul välja kujunenud, on alles meie noortes või on levinud arusaamine, et töö peab olema eelkõige lõbus, kerge ja huvitav. Sellest sõltub väga palju.